Minu teema on siis usukilp, siis see juhatus on pikalt juba ära tehtud, igast küljest, igast vaatenurgast, aga me tuleme siis püüan lühidalt seda teha. Kirjakoht on sama, Efesuse 6:16, mida me kuulsime, et kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda kuradi tulised põlevad nooled. Reika pannab ühe pildi meile siia seina peale sõjameestest. Mida see pilt räägib? See räägib ettevalmistusest ja sõjast, olukorrast, kus sa oled lahingus. Selleks, et lahingusse minna, me näeme, et siin toimub nagu nende kilpide puhastus, hoolitsus, parandamine, mis sõja ajal on juhtunud või lahingu ajal on juhtunud, haavade kinni sidumine ja vahel on ka see, et on tarvis, need olid nahast vanasti, seal on ka metallosad, mis vajasid õlitamist, et need ära ei roostetaks ja nii edasi, et see oleks nagu igati nagu kasutuskõlblik. Vaimulikus elus on täpselt sama asi, et me vajame oma usukilpi tugevdada, üles ehitada, kui vaja parandada ja et see kaitseks meid. Minul on siin mõned küsimused. Mis seisus on sinu usukilp? Kuidas sa saad analüüsida, kas sinu usukilp on piisavalt tugev? Kuidas sa analüüsid, et sinu usukilp on piisavalt tugev? Miks tuleks meil usukilpi kontrollida ja kuidas seda teha? Kuidas sa kontrollid oma usukilpi? Ma viskan lihtsalt mõned küsimused õhku, mille juurde me pärast tuleme. Kuidas hoolitseda oma vaimuliku usukilpi? Mille eest see usukilp siis peaks kaitsma sind? Tekib ka veel üks küsimus kindlasti. Me oleme kristlased, Jumala püha vaim elab meie sees. Ja meie elus on ju ka rünnakud, kas pole nii? Igal päeval. Mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Nii et vastame küsimusele, et mida see usukilp siis tegelikult nagu kaitseb. See kaitseb meid ebamoraalsuse eest, vägivalla eest, kui keegi on vägivaldne sinu suhtes. See kaitseb sind ka Jumala kartmatuse eest. See kaitseb sind liigse muretsemise eest, mis me sageli on, muretseme endale lapsi ja autosid ja jalgrattaid ja pükse ja jopesid muretseme kogu aeg. Et see on üks huvitav, eestlaste komme on kogu aeg muretseda. Ja vahel me muretseme nii palju, et me jääme lausa haigeks. Nii et me peame kasutama usukilpi, et mitte muretseda. Usukilp on ka masenduse vastu. Kui mõnikord masendus tuleb meie peale, kui sul on raskused. Samas on vastaste valede eest, kes ründavad sind valedega, süüdistavad sind valedega, püüavad sind põrmustada, maha teha ja ühesõnaga ilma põhjuseta. Teine asi, kui sa oled ikkagi mingi jama kokku keeranud, siis sul tuleb meelt parandada ja öelda, jah, ma olen teinud seda. Usukilp kaitseb sind hirmude eest. Kas meil on vahel hirmud, kas pole nii? Kardame autoga sõita, kardame jalgrattaga sõita, kardame üht või teist teha, kardame tulla kirikusse, kui me midagi mingi jamaga oleme kokku keeranud või kardame üksteisega kohtuda. Meil on nii palju hirmusid, kas pole nii? Usukilp kaitseb meid ka ahistuste eest. Keegi ahistab meid töö juures, tänaval, mis iganes olukordades. Nii nagu sõdurid vanal ajal, peame ka meie korrapäraselt oma usukilpi kontrollima, hooldama, et olla lahinguks alati valmis.
Kristlastena me oleme vaimulikus sõjas, ärge unustage. Kes usub Jumalasse, see teab, et on ka kurat olemas. Ja kurat on see, kes püüab sind lahutada elavast Jumalast, lahutada sind kogudusest, lahutada sind piibli lugemisest, lahutada sind kõikidest võimalikest asjadest, et sind nõrgestada. See tähendab, et sinu usukilp oleks roostes või siis katkine ja sa oled ta kuskile tolmukorra alla kuskile nurka pannud seisma, mul pole seda vaja, mul praegu lahinguid pole. Aga kui sul on lahingud ja sinu kilp ei ole korras, siis sa oled alla jäänud. Ja siis sa nutad ja mõtled, miks minuga need asjad juhtuvad. Nii nagu me juba kuulsime Efesuse 6. peatükist ja 10. salmist 11, ta ütleb väga selgelt, et viimaks veel saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Jätame selle meelde. Meie peame saama vägevaks issandas, see on Jumalas ja jumalikus väes ja jõus. Ja varustage endid siis kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kavalate rünnakute eest. Nii et siin on küsimus, kas me suudame seista, kui meid rünnatakse. Nii et sinu usukilbi eest ei saa mitte keegi teine nagu hea seista kui sina ise. Tekib uus küsimus. Kuidas sa saad teha kindlaks, et sinu usk on katsumusteks valmis? Kuidas teha kindlaks, et sinu usukilp on katsumusteks valmis? Ja siin mõned vastused võib-olla, mida olen ma esile toonud, et mis annavad need lahendused, et sinu usukilp oleks valmis. Kui sa käid koguduses, siis Jumal varustab sind. Jumal nagu annab sulle usukilbi selle vormi ja selle suuruse ja selle tugevuse, mille kaudu sa saad ennast kaitsta. Te mõistate, et see kilp on ju tegelikult, siin on pilli peal hästi suur, aga see võib olla usu mõttes, on see veel suurem, kus sinu nii füüsiline keha kui vaimne olukord on kaitstud. Taleta Jumala sõna oma südamesse ja mällu. Psalmist ütleb 119 ja 105 salm, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Psalm 119 ja 105. Et Jumala sõna on nii oluline, et sa talletad seda oma nii südamesse kui ka oma mällu. Sest vaata, kui rünnak tuleb, siis sul on vaja võtta seda kuskilt siit, et öelda, mäletate seda lugu, Jeesuse lugu, kus Jeesus oli kõrbes kiusata 3 korda, millega ta seisis vastu Jumala sõnaga. Ta võttis seda, mida ta oli omandanud, sest Jeesuse kohta öeldaks ka, ta kasvas ja õppis Jumala tundmises, kui ta oli noor poiss veel. Kuigi ta oli Jumal, see on huvitav küll, et ta öeldakse niimoodi, aga ta kasvas ja edenes kõiges selles. Nii et kui Jeesus seda vajas, meie vajame seda veel enam. Et me suudaksime kavalate rünnakute eest seista. Üks rünnak on meie telefon, mis segab meid kuulamast, mis segab meid vaatamast, mis segab Jumala sõna meie südamesse tulemast, sest meie tähelepanu on hajutatud muudele asjadele. See on ka üks kuradi kavalus, tegelikult tänapäeval eriti, kus me täna isegi ei saa Jumala teenistusel vaadata või olla korralikult, rahulikult, see telefon häirib meid. Me läheme näiteks koju, tahame piiblit lugeda, jälle kilgõll, jälle keegi saab, kes see mulle kirjutas jälle, kes see mulle saatis sõnumi jälle, kohe oled sa häiritud, kohe oled sa kõrvale tõmmatud, sinu tähelepanu hajutatud ja see, mida Jumal tahtis sulle öelda sellel hetkel, korraga sa oled nagu
haavatud. Ja korraga sa enam ei kuulegi seda Jumala häält mingil põhjusel võib-olla, sest see sõnum, mis tuli sealt, võib-olla haavas sind, võib-olla see tegi sulle haiget. Ja sa ei saa võtta vastu Jumala sõnumit, mida Jumal tegelikult tahtis sulle anda sellel hetkel. Nii et pane tähele, kus sa oled Jumala ees hetkel täna. Kus sina oled hetkel Jumala ees läbi Jumala silmade. See on väga oluline mõista. Sest selle tulemusel sa saad aru, kui tugev on sinu usukilp. Mis positsioonil sa oled praegu Jumala ees. See on nii oluline mõista. Et sa saad aru, et sa oled Jumala laps. Sa saad aru, et Jeesus on sinu võitja. Jeesus on kutsunud sind võitjaks, mitte allandjaks. Sinu positsioon on see, et sinul on meelevald kuradi üle ja kuradi kavaluste üle. Nii et ära lase kuradil ennast endaga mängida, vaid sa pead võtma ühe otsuse vastu. Ja see on kõige olulisem. Nii et uuri piiblit ja vaata ennast nii, nagu Jumal sind näeb. Piibel on nagu peeglisse vaatamine, mis peegeldab Jumalat. Ja Jumal kõnetab sind selle kaudu ja selle kaudu ka korrigeerib. Vahel võib jääda selline mulje, kui sa loed Uut Testamenti, et miks see on nii kriitiline? Tegelikult ei ole kriitiline. Miks ta nii süüdistav? Tegelikult ei ole süüdistav. Tegelikult ta annab juhtnööre. Ta annab nagu, et sa oleksid tugev. Et sa alistaksid ennast Jumalale ja Jumal saaks sinu kaudu teha neid asju, mida Jumal tahab teha. Et Jumal saaks panna sind sinna kohta, kus Jumal on seda määranud sind panema. Mõistate seda? Me oleme kõik erinevad inimesed siin. Meil on erinev kutsumine. Jumal on meid kutsunud oma riiki oma eesmärgiga. Vahel me ei mõista seda ja vahel see areneb meie sees ja vahel me nagu mõtleme, et mis meist ikka saame, või alavääristame iseennast. Aga tegelikult, kui sa loed piiblit, siis Jumal kõnetab sind ja korraga ta ütleb sulle, kus sa oled täna ja kuhu sa pead jõudma homme. Hebra 4.12 ütleb, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane möök ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu ja liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Väga karm värk. Nagu skalpell tuleb, lõikab läbi kõik meie vaimu, kõik meie sopid ja kõik meie jama. See on nii, nagu lähed arsti juurde ja mõtled, miks see arst on nii julm, miks ta võtab skalpelliga, lõikab kõhu lõhki kellelgi. Sest seal on probleem. Kas pole nii? Me peaksime olema tänulikud, et arstidel on tarkust, et lõigata kõht lõhki, et välja võtta see halb asi, mis hävitab sind, mis tapab sind. Sama teeb ka Jumala sõna. Ja vahel me tuleme ka võib-olla Jumala teenistusele ja mõtleme, et miks see jutlustaja räägib nii teravalt minu vastu. Tegelikult ei jutlustaja räägi sinu vastu, vaid Jumala vaim kõnetab sind ja suunab sind armastuses. Samamoodi ka Jumala sõna, kui sa loed ja kui sa tunned, et sa oled nagu, ta lõikab sind valusalt, siis ütle tänu Jumalale. Jumal, ma tahan selles küsimuses meelt parandada. Ma tahan seda Jumalale sulle üle anda. Jah, ma saan aru, et see on vale tegelikult, millega ma tegelen või olen mõelnud või liigun vales suunas. Sest Jumala sõna on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Kas pole huvitav? Milline meelsus meil on? Milline meelsus sul on täna Jumala ees? Jumal hindab seda. Jumal tahab sulle parimat anda. Jumal tahab, et sinu meelsus oleks viimase peal 5+. Igal ajal, igas olukorras. Sest Jumal hindab. Samamoodi õpetuse 3.5 ütleb, et looda, usalda Jehoovat kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. Hämmastav, kas pole? Ära toetu oma enese mõistusele. Vaata, me oleme sellised huvitavad inimesed, et
et me kogu aeg toetuma sellele, mida me oleme kuulnud, näinud ja mõelnud ja mida keegi meile öelnud, selle asemel, et toetuda Jumala sõnale. See on väga suur vahe. See usukilp tähendabki tegelikult seda, et sa toetud Jumalale ja võtad selle sõna iseendale omaks ja ütled, kirjutatud on, ma ei nõustu kuradi valega. Ma ei nõustu selle valega, mida kurat on mulle öelnud või teinud või teeb või liigutab mind. Ma ei ole nõus sellega. Ja sellel hetkel, kui sa ütled, et ma ei ole nõus, siis üks kirjakoht ütleb, et seiska vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Kas pole nii? Põgeneb. Mis tähendab vastu seista? Ta seisab vastu vaenlasele ja ta põgeneb, sest kui sinul on kilp, mis kaitseb ja varjab sind, siis suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Jälle Jumala sõna. Sa pead selle talletama oma mällu ja oma südamesse. Suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. See on ususõna. Võta see täna endale kaasa. Võta see omaks. Ära lase seda ära röövida kuradil endal. Mis see on, ei saa pole keegi, sa oled niisugune väeti ja väike ja mõttetu ja alavääristad ennast. Ära alaväärista ennast. Jumal hindab sind sellisen, nagu sa oled ja sa oled väärtuslik Jumala ees. Isegi Eli on väärtuslik Jumala ees. Väga väärtuslik. Me kõik oleme väärtuslikud. Taimi ja Kerli ja Taavi ja kõik võime siin järgi mõelda, et kõik on Jumala ees nii väärtuslikud. Sest Jumal armastab sind piiritu armastusega. Tooks mõned näited võib-olla. Oled näiteks rahalistes raskustes. Tõsine probleem, kas pole? Usukilp, mis tähendab usukilpi võtmine nüüd selles olukorras? Mis see tähendab? Moodi usukilp, mul raha pole, mis kilbis siin aitab? Kes aitab mind, ega siis nüüd Jeesus ei hakka piiblit vale raha mulle trükkima. Ma sain printeri, prindime nüüd, skännime. Ei, Jumal ei tee niimoodi. Hebra 13.5 ütleb huvitava lause. Olge rahul sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Kas pole hämmastav? Jumal ei hülga mind, isegi kui mul ei ole nii palju raha, kui mul vaja oleks. Aga Jumal aitab mind, sest Jumal ei hülga mind. Ma olen Jumala laps, ma olen kuningate kuninga laps ja Jumal on see, kes on minu varustaja. Ma võin usaldada ennast Jumala kätte nendes olukordades ja paluda Jumalalt tarkust oma raha õieti kasutada, et seda olukorda ei tekiks edaspidi enam. Mõistate? Jumal tahab anda meile tarkust. Kui me oleme lihtsalt selles olukorras alandlikud Jumala ees, ütelda, ma tänan, et Jumal ei hülga mind. Ega jäta mind maha, isegi kui mul täna süüa ei ole. Kui sa nii suudad öelda kogu südamest, siis sinu usukilp on päris tugev. Sest kurat ei tule siis sind ründama, et kuule, mine nüüd poodi ja varasta natukese sealt raha. See on juba alla andmine. See on juba, sa oled juba langenud. Või hakkad Jumalat süüdistama, miks just Jumal nüüd on, miks ta mulle ei anna raha, ja miks ma pean siin natukese tühja kõhtu nagu, või arveid ei saa maksta ja Jumal on jätnud meile tarkuse, Jumal on jätnud oma koguduse, Jumal on jätnud meid üksteist, et aidata, võtta õppust ja aidata üksteist, et sellised olukordi enam ei tule. Nii et see on väga oluline. Teine olukord. Tekib liigne muretsemine, juba rääkisime sellest näitukese. Näiteks võime pidevalt muretseda selle pärast, kas meil ikka on piisavalt raha, et osta toitu ja riideid. Kas meil ikka on piisavalt raha? Piibli kirjakoht. Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietame. See on siis Mattiuse 6.31. Kirjuta see endale seina peale. Või ukse piit jalale, nagu Jumala sõna ütleb. Ärge muretsege,
küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume või kuidas ma saan bensiini või kütust panna oma autopaaki või mis iganes. Ma usaldan Jumalat ja palun Jumalalt tarkust, et mul oleks tarkust oma rahaga õieti ringi käia või palun Jumalalt tarkust inimesi oma kõrvale, kes aitaks mul neid asju korraldada nii, et seda olukorda ei tekiks. Jeesus läheb siit veel edasi, ütleb nii, et sest kõike seda taotlevad paganad, see tähendab, et mitte kristlased. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. See on usukilp. Minu taevane isa teab, et Jumal, et mina vajan neid põhivajadusi. See on nagu üks kilp. Kuradi ees, et kui kurat tuleb sind süüdistada, mis sa oled või kes sa oled, et näed, sul pole midagi, sa oled armetu ussikene. Ei ole. Jumal hoolitseb minu eest. Samuti võiks öelda ka, mida teised meist arvavad. See on ka põhiline nagu võib-olla mõni küsimus, et mida teised arvavad minust? Kes ma olen? Kas ma olen ikka väärtuslik? Äkki ma ei ole väärtuslik? Mida piibel ütleb? Võta Jumala sõna, see usukilp, jälle usukilp, inimeste kartmine paneb püüde paelu. See on see õpetuse 29 ja 25. Õpetuse 29 ja 25. Inimeste kartmine paneb püüde paela. Aga kes loodavad Jehova peale, on kaitstud. Olete mõnikord tähele pannud, et inimeste arvamused püüavad sind mõjutada vales suunas. Jumalast eemale, Jumala plaanidest eemale, Jumala tahtest eemale, Jumala visioonist sinu elust eemale. Teist arvamus. Sinu jaoks on oluline, mida Jumal sinust arvab. Mitte see, mida sinu naaber või keegi külamees sinust arvab. Sest inimeste kartmine paneb sulle püüde paela. See on nagu lõks, mis korraga, nagu loomad, satuvad lõksu, mis juhtub? Nad on meeleheitel. Jumal ei taha, et sa oleksid meeleheitel. Mõistate? Sa pead kasutama seda usukilpi ja ütlema, ei, mina loodan Jehova peale. Jumal on mulle nii öelnud. Jumal on kõnetanud mind. Jumal on kutsunud, ma olen Jumala laps. Ma olen täisväärtuslik Jumala laps Jumalale ja minu elus on Jumala kutse ja ma teenin Jumalat selle kutsega. Isegi sõjas, kui nooled lendavad, mul on kutse kaitsta oma peret, mul on kutse kaitsta iseennast ja olla võidukas, kaitsta Jumala kogudust, kaitsta Jumala plaane siin paigas Käinas ja kogu Hiiumaal. Jumal on kutsunud sind selleks oma riiki. Üks olukord, mis võib veel tekkuda tulla, on materialism, mis võib röövida teie tähelepanu Jumala teenimisest. Nõnda võib meie usukilp hooletusse jääda, sest meie tähelepanu on suunatud materiaalsetel asjadel meie ümber. Ärge saage nüüd aru, et meil ei pea midagi olema. Ma ei mõtlen seda, aga see oht on olemas. Mõtelge nüüd seda, kui nüüd see sõjamees, kes praegu nüüd seda kilpi ja treenib ennast kogu aeg sõjaks, läheb linna ja ajab mingid oma äri seal, mingi saiaäri näiteks, ja valmistab kogu aeg oma saiaäri ette igaks päevaks ja igaks järgmiseks päevaks. Ja kui tuleb nüüd sõjaolukord ja see mees tuleb seal saiaärist ära, kui palju ta oskab võidelda? Mis te arvate? Kas sina tahaksid tema kõrval koos võidelda ja olla võitja? Ma arvan, et mitte keegi eriti ei taha, sest esiteks ta lihased juba enam ei tööta sellel viisil, ta on juba ära unustanud, kuidas seda
pistoda käes hoida, et noh, ta teab mingisuguseid asju küll, mingi lihasmälu, oleneb, kui kaua ta seal saiaäri pidanud on. Tema kilp on võib-olla kuskil kolahunniku all, tead, võib-olla seal otsib seda, ei tea, kus see on, tead. Samamoodi on mõnikord ka meie vaimulik elu tegelikult. Et asjad meie ümber mõnikord saavad olulisemaks kui see, milleks Jumal on sind ja mind kutsunud. Võib-olla mõned inimesed meie elus, mõned asjad meie elus, meie maja, meie auto, mõnikord saab olulisemaks kui kõik muu meie elus. Meie elus võib palju asju olla, mis korraga on, tead, viib meie fookuse, tead, Jumalast üldse eemale. Ja kui me oleme siis nagu eemal ja kui kurat tuleb meid ründama, siis me imestame, hops, kuidas me sinna sattusime, mis nüüd juhtus minu elus, miks nii läks? Ühe näite toon veel. Hirm tuleviku ees, teadmatus, mis minust saab. Oletame, et venelane ründab Eestit. Mis hirmu sa tunned, kabuhirmu, no nii, mis nüüd saab? Nüüd kõigil võetakse pead maha, Siberisse minek ja nii edasi. Väga õige tähelepanek. Ma näen, et siin on aktiivsed inimesed, kes kuulavad ikka mind. Mina mõtlesin, et ma võin kõike rääkida. See on positiivne, et ikka kuulate mind mõttega. Et kui ma vigu teen, et siis kohe teete tähelepanekuid. Ja, aga hirm tuleviku ees on nii oluline. Paljud on tänapäeval hirmul, sest sõda on meie üle maailma erinevates kohtades. Küsimus on, kuidas ennast kaitsta Jumala sõnaga. Mida Jumala sõna ütleb? Laul 191.4 ütleb, et oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Ma mäletan, kui ma olin Vene sõjaväes, siis see kirjakoht anti mulle kaasa. Oma tiiva sulgede all kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. See oli minu märkmikusse kirjutatud ja ma sageli lugesin seda. Ja see oli nii kinnitav kuidagi, et mina olen varjul Jumala kaitse all. Mis iganes minu ümber juhtub või toimub, siis Jumala vari ja kaitse minu üle ja oli, tõesti oli. Ma mäletan, ma jooksin mõnikord, et ma olin nii väsinud, siis ma ütlesin, Jumal, anna mulle nüüd jõud, et ma jaksaksin joosta. Ja korraga tuli niisugune füüsiline jõud, ja ma jõudsin teistele järgi. See oli üle mõistuse tegelikult. Ma kogesin väga palju imesid seal. Kui sinul on hirm tuleviku ees, siis võta see kirjakoht, kirjuta oma piitjalgadele. Enne kui uksest lähed välja, loe seda. Mina tegin seda kunagi. Ma ei tea, naine võib juba enam seda asja teha. Aga kui ma üksi elasin, siis ma tegin seda, kui ma elasin Haapsalus. Ma kirjutasin neid tekste välja oma välisuksele. Ja ma lugesin neid. Ja ma läksin selle julgusega välja. Jumal on mind kaitsmas ja varjamas, ükskõik, kui ma olen seal ehitusel, siis Jumal on minu kaitse ja vari. See on sinu usukilp. Sa usaldad Jumalat, sa ei anna alla, sa ei lase kuradil rünnata ega hävitada sinu emotsioone ega sinu tunded. Nagu me rääkisime, et kurat ründab sind. Ütleme siis veel, et kui sa saad tugevaks vaimus, siis kõik, mis on see sinu ümber, see tuleb esile ka sinust väljapoole. Kui sa oled oma kilbi eest, usukilbi eest hoolt kandnud erinevatel viisidel, siis see tuleb välja sinu suhtumistes, sinu hoiakutes, sinu sõnades, sinu tegevuses ja kohtades, kus sa kõige rohkem oled, tööl, kodus, sinu tähtsustes, sinu prioriteetides, see tuleb lihtsalt välja.
kui sa igatsed, et Jumal, ma igatsen, et ma olen võidukas kristlane, ükskõik mida kurat teeb minu ümber, ükskõik mida inimesed tahavad teha minu elus, mina ei anna alla ja ma hoolitsen selle eest, et minu usukilp oleks tugev kõikides küsimustes. Ükski huvitav kirja kohta on veel, mida piibel ütleb, et Hebra 6:11, aga me ihaldame seda, et te igaüks osutuksite sama indu täidetud lootuse säilimiseks otsani. Et te ei läheks loiuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Et me ei läheks loiuks ja me jälgime ka neid kaaskristlasi, kellel on see usk, et võtta see omaks selles eeskujus ja pärida igavese elu. See on siis elada koos Jumalaga ka igavikus. See on hämmastav. Kokkuvõtteks, hoolitse oma usukilbi eest. See on sinu eesõigus. Võiks ju mõelda ka sinu kohustus tegelikult. Miks? Sest sina oled Jumala sõdalane. Nii suur kui väike, sa oled Jumala sõdalane ja Jumal tahab, et sa hooliksid, et sa oleksid võitja. Sa ei ole allaandja. Jumal ei ole kutsunud sind allaandjaks. Jäta meelde. Jumal ei ole sind kutsunud allaandjaks, vaid Jumal on kutsunud sind võitjaks. Loe Jumala sõna ja talleta see oma mällu ja talleta see oma südamesse, sest südamest lähtub kõik sinu elu. Mis on sinu südames, see on sinu huulil. Olete lugenud seda kirja kohta, mis süda täis, sellest suu räägib. Ja ilma usuta me ei saa olla Jumalale meelepärased. Jumal tahab sulle anda täna ususeeme sinu sisse. Käi alati Jumala teenistustel, et saada juhtnööre ja saada tugevaks. Teada, osaduses on see, kus me saame üksteist jagada ja jagada, mida Jumal on. Meil on täna nii palju häid asju kuulnud, mida Jumal on teinud. Kui palju me saame seda talletada oma mällu ja oma südamesse, et kui Jumal sai seda teha selle inimese elus, siis Jumal suudab seda sama asja teha ka minu elus. See teeb sinu usukilbi jälle tugevaks. Jah, ma saan hakkama, sest tema sai hakkama koos Jumalaga, mina saan ka hakkama. See on kooskäimise mõte. Nii piiblitunnis koos käimisel kui palvetades koos, olla koos, palvetada läbi lõpuni olukordadest. Meil on nii palju palvesoove, mida me vajaksime, mida me peame palvetama. Palvekoosolekul me saame teha. Koosolekul me ei saa lõputult palvetada, aeg piirab meid. Nii et see on viis, kuidas sa saad oma usukilpi hästi hooldada ja kasutada kuradi rünnakute eest. See on usukilp. Nii lase ta sisse, las ta tuleb. See on meie juuksur. Nii, kallid sõbrad, mul on üks usutunnistus, mida me tahan teiega koos öelda. Nii et korraka minu järel. Ma olen tugev issandas. Ma olen tugev issandas. Ning tema vaimu väes. Tema vaimu väes. Ma panen selga kogu Jumala sõjavarustuse. Kogu. Et seista vastu saatana rünnakutele. Esmalt võtan kätte usukilbi, mis tuleb Jumala sõnast, millega ma saan kustutada ning hävitada kõik kuradi tulised nooled. Tema tõde on minu kilp ja kaitse.
võit on alati minuga koos Jeesusega. Aamen. Olge te väga õnnistatud. Kasutage seda usukilpi, mida Jumal on teile kinkinud. Hoolitsege selle eest jätkuvalt. Ärge jätke see unas, ärge pange seda kuskile voodi alla tolmu koguma, sest sina oled väärtuslik Issandale. Aamen.